Viimaste aegade kõige suurem jama kõrgepinge alajaamaga oli 2019. aasta torm, mis viis rivist välja alajaama Võrus. Selliste alajaamade tehnilised probleemid on samuti väga haruldased. Arvestades praegust olukorda tuleb aga võimalikeks eksessideks valmis olla. Selle tõttu on Elering otsustanud soetada 2 mobiilset alajaama. Mobiilne alajaam on siis ette nähtud selleks, kui siis see ühenduslüli kõrgepingevõrgu ja siis kohaliku jaotusvõrgu vahel, mis inimestele jaotusvõrk toob tavaliselt voolu kätte, et kui see ühenduslüli ehk alajaam mingil põhjusel tööst välja lülitub, kas on seal mingisugune tehniline rikke või siis on inimese poolt põhjustatud midagi. Tegemist on 110 kilovatiste alajaamadega. Suuremate rikete puhul mobiilne alajaam ei pruugi küll täit võimsust kõigile tarbijatele jagada, kuid elutähtsad vajadused hoiab töös. Lisaks sellele tehnilisele sündmuse tõenäosusele me peame arvestama ka sellega, et äkki keegi kuritahtlik käsi kuskil midagi teeb. Ja kuna see tõenäosus nüüd sellises praeguses maailmas on natukene suurem, siis on ka mõistlik selle vastu juba ette valmisolekut suurendada, investeerida natuke nendesse mobiilsetesse alajaamadesse. Kuna tegemist on treileri peal suure peosega, siis on juba näiteks alajaama transport mõnda teise Eesti piirkonda kooskõlastatud Transpordiametiga ja kaardistatud, kuidas alajaam kuhugile kohale jõuab. Selle konkreetse lepingu mahus me siis ostame 2 kõrgepinge alajaama, mis on siis treilerite peal ja mis on kasutatavad nii ajutiste hooldustööde tegemiseks, kui siis ka selliste ootamatute rikkeliste olukordade likvideerimiseks. Ja vähemalt praeguse arusaama järgi meile tundub, et see koos siis täiendava reservseadmete varuga, mida me ka paralleelselt hangime, need võiksid siis lähiaastate vajadus ära katta. Riigihanke tulemusena ehitab alajaamad Hitachi Energy Estonia. Maksma lähevad need koos lisaseadmetega 9,1 miljonit eurot ja Eleringile peaks need üle antama 2 aasta pärast.